mis on pisut valesti läinud ühe tuntud ja palju kasutatava mõistega. See mõiste on digitaliseerimine. Mis saaks sellega õigupoolest valesti olla? Me kõik ju teame üsna täpselt, mis on digitaliseerimine, eks ole? Või siis mitte. Kas te suudate kohe ilma järele mõtlemata öelda, mis vahe on digitaalkoodil ja analoogkoodil? Kui suudate, siis te ilmselt juba taipate, kuhu ma oma jutuga sihin. Kui ei, siis mõtleme selle korraks veel kord läbi. Igapäevasest praktikast võib tõepoolest nimetada digitaliseerimiseks kõiksuguste materjalide muutmist arvutite ja nutiseadmete kaudu kättesaadavaks. Aga digitaliseerimise järjekindel seostamine ainult arvutitega pole just kõige õnnestunum seos. Digitaalsus on üks pool tegelikkuse esile tulemise kahekihilisusest. Teine pool on analoogsus. Digitaalsus tähendab diskreetselt eraldatud osadest koosnemist. Digitus on varinakeeles sõrm. 1, 2, 3. Need kõik on üksteisest tõepoolest täiesti järsult ja ilma üleminekuteta eraldatud. Analoogsus seevastu on pidev. Kujutage ette ühtlast ilma katkestusteta libisemist lainel. Kas digitaalsus on kuidagi eriliselt tänapäevane nähtus? Ei, üldsegi mitte. Kõigepealt geneetiline kood on digitaalne ja kogu tänapäevane elu on tulnud läbi katkematu digiteerimisahela. Teiseks, inimkultuur, mis põhineb ümbritseva tegelikkuse tükeldamisel sümbolilisteks eristusteks, on algusest peale olnud digitaalne. See tükeldamine ja eristamine oli üks tõsisematest digitaliseerimislainetest. Üks sõna eristub teadvuses järsult teisest. Kolmandaks, raamatud, noodid, matemaatilised valemid, nöörkirjad ja signalisatsioonisüsteemid on digitaliseeritud info. Kui sumerid oma esimese kirjakeelega umbes 5200 aastat tagasi lagedale tulid ja neile järgmisid egiptlased umbes 200 aasta pärast, oli massiivne digitaliseerimine jälle uuel tasemel käima tõmmatud. Kui Theseus lubas oma isale Egeusele, et laevamehed heiskavad valge purje, kui ta Minotauruse maha lööb, ja musta, kui ta peaks surma saama, oli puhas binaarkoodiline digitaalsus Vana-Kreeka müüti sisse kirjutatud. Laevamehed ajasid koodi segi ja murest murtud isa heitis end kaljult merre. Nagu näete, kodeerimises eksimine ei ole üldse ohutu. Digitaalselt kodeerides astutakse ajast välja, sündmus asendatakse kirjeldusega, objektstruktuurimudeliga. Ka kõige tugevam pommiplahvatus ei muuda eesti keele grammatikas mitte vähimatki. Analoogselt kodeerides ollakse lukustatud sündmuste realiseerumise hetke, lind kodeerib tiivaga õhku, purjetaja paadiga merd. Aga kuidas siis ikkagi on raamatute sisse skännimisega? Võtate analoogmaterjali, raamatu ja viitada elektroonilisse vormi, põhilises õige. Paberist analoograamatuse paigutatud info muutus ühtedeks ja nullideks tõepoolest, aga ei digitaliseerunud. Digitaalne oli ta juba enne, diskreetsete tähemärkide kujul. Raamat esindab teksti sisu niisama vähe nagu CD-plaadi plastiketas esindab metallika kitarrisoolot. Mustmiljon Theseus peab purjed õigesti mustaks või valgeks, üheks või nulliks pöörama, et me seda digitaliseeritud soolot kuuleks. Aga alusprintsiip ise on niisama vana kui elu. Aitäh!